Räägime nüüd natuke sellest, et kellele see mõeldud on. Et ühe asjana, mis võib-olla siis siit juba välja tuli, ongi see, et inimene, kes meid praegu kuulab, et kui sa kuulad ja tunned kuidagi ennast ära sellise üksinduses, et kui sa oled kuidagi harjunud sellega, et ma pean üksinda, mina ise, et see üksinduse tunne on väga suur, et oled küll justkui suhtes, aga ikkagist kogu aeg hinges kuskil on siuke tunne, et ma olen nii üksi, on ju. Jah, ja võib-olla selliste raskuste ja probleemide korral, et justkui polegi kellelegi toetuda või helistada või abi paluda, et inimesed on ümber, et vanemad on olemas, elukaaslane on olemas, aga samas ikkagi on tunne, et ma olen üksi ja mul ei ole tegelikult võimalust neilt abi paluda. Ja noh, teine asi, mis siit nagu edasi viib, seesama tunne näiteks, et ma olen küll suhetes, aga näiteks ma ei ole seal kunagi kuuldud ega mõistetud. Et tihtipeale see räägib ka tegelikult mingist kogemusest, mis meil on juba lapsepõlves niivõrd sisse jäänud, et ma ei saanud kuidagi vanematele rääkida või isegi õdede-vendadega ei olnud seda ruumi, et ennast turvaliselt jagada ja siis see niiviisi kandub edasi nagu paarisuhetest ja täiskasvanueas, et siuke pidev tunne, et nagu noh, mul isegi ei ole mõtet rääkida, sest keegi nagu nii ei kuula ja kedagi nagu nii ei huvita. Just, et võib-olla jah, seal taga võib olla mingi naeruvääristav kogemus või selline, noh, et minu raskuseid ei võeta piisavalt tõsiselt, et noh, mis iganes seal taga on, aga tõesti see või see tunne, et jah, et mul ei ole mõtet ennast avada, rääkida, sest keegi ei mõista mind nagunii. Siis kolmanda hea näitena, kus inimene võiks ennast ära tunda, et millisel juhul kindlasti võiks pöörduda siia, on see, kui näiteks lähed suhtesse ja kogu aeg tajud, et küll ma ikka ei tea, kas see partner ikka on õige. Ja ma ikkagist ei ole kindel. Ja ma ikka ei tea, kas ma tegelikult päris üldse armastan teda. Et jah, et ikka ja jälle on nagu see tunne, et see võib tulla täitsa pisikestest asjadest, on, et on mingi erimeelsus või on mingi tõrge, mis tekib ja jälle on see tunne, et ei, see vist ei ole ikka õige. Et selline pidev nagu rahulolematus võiks isegi öelda, on ju. Just nagu partnerite valikul või pidev tunne, et ma teen kogu aeg kehvasid valikuid või kõik minu partnerid ei ole kunagi tegelikult ikkagi need, keda ma tahan või jah, ma ei ole nagu rahul selle valikuga. Ja siis me enne põrgatasime, et sa ütlesid väga hästi minu arust selle pidev siuke jõuetuse tunne, on ju. Ja just. Et selline jõuetuse tunne just nagu suhetes, et noh, loomulikult seda me märkame eelkõige nagu paarisuhetes, on ju, sest noh, see on see suhe, milles me igapäevaselt oleme, aga seda võib vabalt ka olla teistes suhetes, aga tõesti see, et need suhted väsitavad või igagi raskus, igagi probleem tekitab kohe sellist jõuetust, väsimust, ei jaksa tegeleda nende asjadega, lihtsam on siis eemalduda, hakata mingite muude asjadega tegelema, et jah, et siuke motivatsiooni nii-öelda suhtega tegeleda või nende raskustega tegeleda nagu ei ole. Ühesõnaga üritame praegu meie kuulajatele, vaatajatele tuua nagu piisavalt näiteid, et kuidas te saaksite aru, et kas see kursus on teile mõeldud ja kas see on midagi, mis aitaks teil elus kuidagi parema koha peale jõuda. Et sellepärast me sellised elulisi näiteid siin teile välja toome praegu. Et üks asi, mida me põrgatasime siin omavahel, oli ka see, et mis on hästi levinud, et nii meeste kui naiste puhul, et siuke pidev tunne, et mina üksinda vastutan kõige eest. Et nagu kogu koorem on minu kanda, et kui mina ei teeks, siis mitte keegi teine ka ei teeks. Ja just. Ja väga tihti võib see ka nii olla, et mul on tunne, et ma kogu aeg teen midagi, ma kogu aeg annan, aga samas vastu tuleb partneri poolt seda, et sa mitte kunagi ei tee ja mitte kunagi ikkagi sa ei tee seda täpselt nii, nagu minul vaja on, et ikka just kui ma ei tee, et ma kogu aeg teen, aga ikka ei ole see nagu piisav. Et aga ühelt poolt kindlasti see, et hästi palju nagu endasse andmine, et just see, mis tähendab siis nii-öelda liigse vastutuse võtmine, et ma kogu aeg kõike pean mina tegema, kõike pean mina otsustama ja noh, jah, et ühesõnaga see hakkab muutuma lihtsalt kurnavaks ja väsitavaks. Ja noh, see, mis sa ka välja tõid, on tegelikult väga hea koht, et see partneri peegeldus, et noh, mis sa räägid, et ei tee sa midagi, on ju, et tihtipeale tegelikult see nii on, et see tunne võib absoluutselt olla tegelikult mõlemil poolel. Et just kui mõlemad tunnevad, et kogu koorem on nende õlul, aga noh, isegi ei ole teadlikud sellest, et partner täpselt samamoodi tunneb, et siuke täielik nagu üksteisest mööda rääkimine, üksteise kogemuse nagu mitte teadvustamine siis. Täpselt.
ja noh, see edasi sealt võibki viia, et hakkavad igasugused süüdistused teineteise suunas, selline pettumine ja rahulolematus teineteise suhtes, et ja noh, sealt tekivad ka väga, väga tugevalt sellised suhtlemise või kommunikatsiooni probleemid üleüldiselt ka, et igasugused konfliktid, vaidlused, teineteisest eemaldumine, distants, et sellised on need enam levinud nagu raskused. Ja see on ka väga hea näide, et kui tunned nagu suhtes distantsi on ju. Väga tihti ka see sihuke kiire ärritavus suhetes või et kõik ajab nii nagu juba kiiresti närvi, et see on ka nagu väga hea ja indikaator, et tulla. Et üks eraldi tõesti selline koht, mida keegi võib ära tunda, ongi see, et iga väiksem asi lihtsalt ärritab mind partneri juures. See ei peagi olema mingi kindel, ma ei tea, olukord on ju, see võib olla ka täiesti mingid lihtsad asjad, mida partner teeb, aga mind see lihtsalt ärritab, võib-olla ta sööb kuidagi sellisel viisil, mis mulle ei meeldi või ma ei tea, on mingisugune harjumus, mis mulle ei meeldi, et ja selles osas jah, selline ärrituvus ja siuke vastumeelsus, mis siis võib nagu tekkida. Ja no tihtipeale ongi ju see, et kui ei olda tegeletud enda nagu peremustritega, ei saada aru, kust kohast mingi asi tuleb ja kuidas ma oma valikuid teen, on ju, lähisuhetest, siis ongi siuksed nagu, ma tahaks öelda natuke pealiskaudsed või siuksed pseudoprobleemid, on ju, et ongi see, et kes oma, ma ei tea, kuidas sa kodu korras hoidad või kes nõusid peseb või ongi see, et ma ei tea, kuidas sa välja näed või et mingid siuksed asjad hakkavad nagu ärritama, on ju. Just, et see justkui kandub üle, et tegelikult selline baasiline rahulolematus või kuskilt mujalt pärit rahulolematus, on ju, võib siis tõesti nagu viia lõpuks selleni, et me toome esile võib-olla täiesti asju, mis ei ole tegelikult nagu probleemiks. Ja. Aga ise seda märgata on muidugi keeruline. Seda on väga keeruline Tundub märgata. Väga tõsine probleem olevat, et mulle kohe nagu üldse ei meeldi, et sul on blondi värvi juuksed või et sa oled nii pikk või lühike või mida iganes, on ju. No üks asi, kui me räägime peredest, juba tuumperedest, et kui on juba enda perekond loodud ja seal on ka lapsed, et üks kindlasti hea märkamine, miks siia kursusele tulla, on siis, kui üks või teine partner näiteks tunneb, et lapsed on seatud prioriteediks. Et see lähedussuhe on tegelikult justkui rohkem laste vahel ja see partnerite distants on sinna siis nii-öelda sisse kirjutatud. Et see on kindlasti üks. Jah, et võib-olla ma täpsustaks, et see võib-olla siis tähendab nagu seda, et noh, lastega tegelemine ongi siis nagu see keskmes ja suheldaksegi siis omavaheline see kontakt või see selline suhtlemise moment ongi ainult siis laste teemal või siis läbi nagu lapse. Et selles mõttes jah, lapse prioritiseerimine, et laps on nagu seal keskel ja kui lapse teemasid ei ole, et siis justkui ei olegi nagu väga millestki nagu rääkida või omavahelist nagu sellist kontakti siis nagu piisavalt ei ole. Aga võib-olla ma selle laste puhul nagu tooks veel selle ka välja, et sageli on ju ka selline tunne, et ma ei oska nagu lapsega suhelda või ma ei saa hakkama, tekivadki lapsega konfliktid või mind ärritab ka näiteks see, kuidas laps käitub või hakkab võib-olla mulle vastu või jah, ei tee asju nii, nagu mina võib-olla tahaksin, et ta teeks, et see on ka kindlasti üks nagu selline nii-öelda indikaator või märkamise koht, et miks nagu siis ka mõelda sellele, et vaadata natukene oma nagu sellistele peremustritele otsa. Ja no me sellest kõigest siis hiljem ka natuke räägime, et kuidas see meie kursus siis, kui sellega ühined, et kuidas see tegelikult kõikide nende asjade puhul aitab, et mis see paranemise aspekt siin on. Aga üks koht, mis meid kõiki mõjutab tegelikult suhetes, on hirmud. Et mis on ka üldjuhul väga tugevalt seotud peremustritega ja see hirm, et ma ei ole piisav, ma ei ole armastatud, väga suur on hülgamishirm, see, et mis siis saab, kui mu partner otsustab ära minna, et see on ka kindlasti üks koht. Just. Millele sisse vaadata. Ja nad hirmud ju panevad meid väga sageli kuidagi nagu käituma või ka reageerima, et aru saada, et kas see minu
käitumine suhtes, et mis selle taga on, et kas seal Mhm. on siis mingisugune hirm ikkagi, et ma pidevalt kardan midagi ja selle asemel, et mitte selle hirmuga kontakti minna, ma hakkan juba ennast kuidagi kaitsma ja mingil kindlal viisil käituma, Mhm. et selles mõttes jah, et need hirmud nagu võivad meid väga sageli panna ka siis tegema või käituma viisil, mis tegelikult mulle endale ei meeldi ja siis ka partneris nagu tekitavad sellist Jaa, absoluutselt. ebamugavust. Et tegelikult väga raske on siis üldse võib-olla seda lähedust luua Just. algselt, kuna see hirm on seal nii tugevaks blokeeringuks, Jah, on ju. et see tundubki pea nagu võimatu Mhm. sellisel hetkel ja noh, eriti kui veel partnerid pole teadlikud ka nendest teineteise hirmudest, et siis No tihtipeale me ei ole isegi teadlikud. jah, On ju? õige. Jaa, et see koht on kindlasti hea, kus seda avastada. Just, Jaa. täpselt nii. Mhm. Ja mul tuli üks mõte veel, et tegelikult me ju vägagi räägime sellistest nagu düsfunktsionaalsetest käitumismustritest, on ju. Et siin võib välja tuua näiteks sõltuvused, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, et kui mingid kõrvalsuhted. kõrvalsuhted, isegi töö nagu ületöötamine, on ju. Ja mingid söömisega seotud probleemid, et kindlasti jah, sellised nii-öelda käitumismustrid, kust me otsime justkui nagu mingit leevendust või rahuldust või sellist nii-öelda enda tunnete allasurumist või tuimestamist, et need on ka kindlasti kohad, mis võiksid siis jälle aidata jõuda või noh, näha nagu rohkem jah, sinna peremustrite taha. Et võib-olla nagu tuua seda eraldi välja ka, et tõesti see kursus on nagu mõeldud ikkagi kõikidele täisealistele inimestele, et siin ei ole nagu vahet, et mis seisus või kus sa nagu oled, et kas lastega, ilma lasteta, paari suhtes, mitte paari suhtes, üksikvanem, perega koos toimiv vanem, et selles mõttes siin ei ole nagu tegelikult üldse mingeid piiranguid absoluutselt mitte kellelegi, et absoluutselt iga inimene, kellel on vähegi huvi, motivatsiooni, kes on mõelnud nendele asjadele varem, leiabki praegu ka meid kuulates, et need ongi tegelikult mingid asjad, millele ma ei osanud näppu peale panna, aga see tegelikult mind häirib ja tegelikult ma ikkagi ei funktsioneeri sellisel viisil, nagu ma tahan. Et ja noh, see võib olla nendest mõni näide või ka lihtsalt selline üleüldine rahulolematus iseenda suhtes, et ma lihtsalt ei leia seda rahu, ma ei saa aru, ma tahan olla see, mul on mingi visioon olemas, aga ma ei jõua sinna, ma ei saa minna, seal on mingid takistavad tegurid, et see kõik tegelikult on piisav põhjus, et miks siis ikkagi tulla uudistama ja mõelda kursuse peale. Absoluutselt, väga hea tähelepanek ja kõik on oodatud, nii mehed kui naised. Absoluutselt. Ja, et mida segasem grupp, seda parem. Ja võib selles mõttes ka ju paarina koos tulla, et ei ole nii, et peab ainult üks tulema või et võib ka täiesti koos elavad inimesed kohale tulla, et selles ei ole ka piirangut meil. Jaa, ei, absoluutselt. See võib olla isegi väga võimas, et kui oled paari suhtes, et mõlemad partnerid tulevad.